kuidas sa nagu tuled toime nagu mehena, et mina täna heas mõttes ütlen, stressan iga päev selle pärast, et oma väikse käibega väike ettevõtjana tulla nagu toime on ja üksiku leivalauale toojana peamise nagu pere tuluallikana, siis mõnikord on ikkagi, mitte mõnikord, ikkagi väga stressirohke on tegelikult olnud, et ütleme sellised 7 aastat siin, et ma ei ole jõudnud mingisuguse, ma ei tea, missuguste numbriteni, et kus tekiks nagu selline puhver või siuke, et tegelikult on okei, me saame hakkama, kõik on hästi, ja mul on ikkagi olnud kohti, kus ma tunnen, et fuck, ma ei tea, kus mul tuleb söögiraha lihtsalt. Et noh, ja nüüd sa räägid mulle pankrotis, kus mõne mõttes on nagu mitte midagi enam ei ole, kõigest oled ilma jäänud. Kuidas sa toime tuled seal? Mis see teeb sinuga see protsess? Jaa, ma olin siis 40 ja kinnisvaraga oli see seotud ja siis minu elus olid siis juba Maia kaatevälja taga ja Tuulele ka ja nii, et mul on nagu sellistest vaadetest hästi palju abi olnud, sest see mõistus kettrab seda ühte asja, aga see moment nagu hästi oluline koht oli nagu see, et kui mulle jõudis see kohale, et tähendab, ma seda asja muuta ei saa. Ja kuskil maal tulebki, on see, et selle kinnisvaraga nagu käis nii väga kiire jooks ja see nagu hästi pikad tööpäevad olid ja tuli väga kiiresti tegutseda kogu aeg. Ja siis, ja kuskil maal on see, et sa jooksed nagu rongi taga ja mingi moment tuleb teha otsus, et tähendab, nüüd on see, et enam ei ole vaja päästa selle pärast, et see tõmbab ainult järjest rohkem kaasa ja minu tollane äripartner ka kandis, oli ka Vahuri nimeline ja jällegi, et me kuidagi selles väga halvas situatsioonis saime ikkagi, me ei läinud omavahel nagu tülli, kindlasti oleks põhjust küll ja küll olnud, aga et ja saime nagu, võtsime selle otsuse vastu ja tegelikult see oli nii, et kui ma selle endale teadvustasin ja vaatasin, et käed-jalad on otsas ja me isegi oma kodu suutsime päästa, et selles mõttes me ei jäänud nagu peavarjuta, et siis kui ma selle nagu aksepteerisin, siis tegelikult need toidulisandid tulid 3 päeva pärast seda minu ellu, et nagu see, ma ei jäänud sinna jaurama, aga see oli ka puhtalt, et kui Maia Kaate ütles, et kui sa selle koha ära aksepteerid, siis uus asi ootab sind. Et mul nagu oli mõistusele vaja mingisugune toetuspunkt anda. Täna ma annan endale neid toetuspunkte nagu ise, aga siis et mul nagu selle nähtamatu maailma nagu see usk on eluaeg nagu olemas olnud, aga see on aega võtnud, et ise kuidagi selle sees nagu liikuma hakata. Kuidas sa teed selle otsuse? Nagu jube raske on ju jätta enda nii-öelda beebit või mingid asja, kuhu ma olen tohutult panustanud, eks ole, võib-olla, ma kujutan ette, mul on podcasti 2 korra pooleli, enne seda, kui mul saab nüüd varsti 3,5 aastat äkki nii-öelda selle teenusepõhise vestlusena. Enne seda oli, ma umbes 5,5 aastat tegin ju tegelikult nagu, imesid näppu on ju. Ja mul on 2 korral tekkinud see koht, et ma ei jaksa enam anda, sest et mitte midagi ei tule nagu vastu, mida ma tegelikult selliselt tahan, on ju. See patsutus, et teed häid saateid ja inimesed vaatavad numbriliselt, see on tore ja kihvt, aga ma lõpuks ju saan ise aru sellest, et ma teen fucking neid asja, aga see ei toeta sellise viisi, nagu tegelikult tahaks, on ju. Ja siis mõtte sellest, et panen ta käest ära täiesti kõrvale, tuligi võib-olla siin mingi 4 aastat tagasi ja 5 minutit, nagu sulgi, reaalselt 5 minutit hiljem, kui ma ütlesin, ma panen pausile podcasti, ei tea, kas naasen, ma aksepteerisin seda, võib-olla ma ei tulegi tagasi, see suvel tuli mulle kõne Maarjus Vahterilt, et tule Glensify tegevjuhiks, treenervürtlane koos, et nii nagu sulgi tuli kohe nagu täiesti uus väljund, aga väga raske oli tegelikult teha seda otsust ja ma täna mõtlen ka, mul saab varsti 8 aastat, et kui ühe hetkel saab see teekond läbi, et kas ma kui kergelt ma suudan siis sellelt rongilt ikkagi maha hüpata, eriti kui see on, mul täna veel ei ole, aga kui on uppuv laev või on nagu rong, mida sa oled taga niimoodi, et sa ei jõua enam joosta, see lohistab sind järgi juba, on ju. Et nagu sul oli, kuidas sa teed selle otsuse ikkagi, et tead, okei, see on see koht, kus tuleb välja astuda. Sest jube raske on loobuda. Ikkagi säilib vaata lootus, et ma tõmban selle käima, see ikkagi õnnestub, see laheneb ja nii edasi.
nojah, see on siuke $1 küsimus. Potentsiaal on alati, et see tegelikult ju läheb ka ikkagi, et ikkagi läheb. Jah, aga no ilmselt kuskil on see, et mingid asjad õpetavad elu kergemini võtma. Et see on ikkagi mäng. Siis kui ma pankrotisin, siis ta veel ei olnud väga nagu mäng. Siis oli siuke tõsine tegemine ja ega siis minu soovitus on see, et minegi pime ruumi on ju, ja mine ja vaatagi sellepärast, et minu jaoks siis meid püütakse kogu aeg õigele teele juhtida nagu, et see, mis on minu asi ja see võib elu jooksul ju muutuda on ju. Ja et olen saanud ka nagu erinevaid kogemusi ja mingi asi mul on nagu suure tuhinaga teen ja siis see lihtsalt lõppeb ära. Nagu, ja ma tunnen ju selle ära, aga kui sa nüüd lähed sinna, et see kogu aeg hoiad kinni, siis tegelikult see koht läheb juba kaduma, kus see muutus oli, on ju. Ja see jääd nagu sinna kannatusse nagu kinni. Ja see on ju nagu valik või et ühesõnaga see elu ei ole nii tõsine asi ja kui sa leiad, et sa nii elu elada ei taha, siis sa pead tegema mingi muudatuse. Mul võib-olla mingis kohas on antud selline hea omadus, et kui mul läheb väga ebamugavaks, siis ma teen muudatuse ära ilma, tähendab, sest ma saan aru, et uusi võimalusi on nii palju. Analüüsiga tähendab, ma olen püüdnud seda analüüsida, aga ma ei jõua kuskile ja nüüd kuskil maal. Ma ise olen nagu öelnud nii, et vaata, minule pannakse lihtsalt nuiaga pähe. Ja saad aru, kui sa saad igavese laksaka nuiaga pähe, sul on valus ja ebamugav, siis mõtled, mida iganes, ma teist korda ei taha. Midagi on vaja muuta, siis ma muudan. Et minul nagu on, ma siis ütlen, et mul on nagu vedanud või ma ütlen, et võib-olla ma kuskil kohas olen nii, ma ei saa aru muidu, et mulle paneks nuiaga pähe. Aga et kui sul on nagu antud see omadus, et sa nagu hästi kaalud ja ei lase lahti, siis tegelikult sa jupid ka seda lahti laskmist. Ja kui ma saan nagu sellest aru, neid asju saab nagu tegelikult nii-öelda tunnetada ja erinevate meetoditega nagu uurida ja vaadata ka läbi teraapiate või tseremoniaalse ruumi ükskõik mil moel see nagu on, et siis sealt olen mina hästi palju nagu tuge saanud või ka, kuidas me ütleme, teiste inimestega koos vaadanud või neile neid perspektiive nagu kas näidanud välja toonud või loonud ruumi, kus nad ise saavad seda nagu taibata ja et neid asju saab nagu tegelikult niimoodi lahedalt, mõnusalt mänguliselt nagu läbi mängida ja või ka näiteks on perekonstellatsioon ülilahe ja hea meetod on nende asjade vaatamiseks, et tegelikult ma tahangi öelda, et sa pead nagu sellest kohast välja tulema, et sa rahulolematus ja nüüd sa seal sees supled ja sa pead nagu kuidagi saama kõrvalvaate või miks see on nii ja siis tulevad need taipamised ja siis on juba alati sa kõigepealt muudad energeetik ja siis hakkab see välismaailm sulle seda vastu peegeldama et ja kui sa näiteks ütled, hästi palju on meil muidugi lugudest ka kinni, et me elame ju lugudes ja vahest ise vaatame, ma ikka järjest rohkem taban ära, kuidas ma endale loon lugusid, elan vanades lugudes, siis ma püüan neid ära neutraliseerida, et näiteks see, et sul on 4-aastased tsüklid, see võib vabalt lugu olla, võib-olla sul on kogu aeg olnud, aga võib-olla nüüd on teisiti, ja neid asju on nagu võimalik uurida ja mulle need, sest konstelleerida saab ka firmat, ja need on nagu väga põnevad asjad, mis sealt nagu välja tuleb, et praegu tuli nagu see meetod nagu meelde ja võib-olla ka EKOS siis ja oma rahvaga ka erinevate, seal sellises tseremoniaalses keskkonnas, pannakse kõik muud asjad nagu kõrvale, ja siis saab ilmuda see, mis soovib esile tulla. Ehk ma tahan öelda, et tegelikult on meil, nagu siis keegi või kuskil on see mingi juhtimine olemas, meiega juhtuvad parimad asjad, aga kui me püüame kogu aeg see jutuvada, mis meil peas käib, et see lihtsalt on nii palju tugevam ja kõvem, valjem,
et vot sealt tuleb see, et kuskilt on vaja nagu seda rahunemist, vaikset, kas siis selleks jooga, pimeruum või mõtisklemine või kui mul siin endal juhe kokku jooksin, praegu saab 2 aastat sellest täis, on ju, siis ma olin 7 kuud Eestist eemal, on ju, ja tegelikult suures osas ei tegelenud millegi muuga, kui proovisin aru saada, mida mina tahan. Sest ma on hästi palju valinud, kui sul on perekond, siis on nagu hästi palju, et vaatad, mida teised tahavad, on ju, ja selle seest valid. Ja ma olin selle nii hästi selgeks õppinud, et ma olin ise nagu täiesti kaduma läinud ja siis istusingi ja proovisin aru saada, mida mina tahan ja vahepeal tegingi kokkuleppe, et ma ei hakka ühtegi asja tegema, kui ma seda ei taha. Ja siis ma istusin, ma ei tea, terve mõne päeva, on ju, ei tulnudki mingit tahtmist peale ja siis oli see ka okei, ehk ma hakkasin nagu üles otsima. Nii et see oli selline omapärane protsess, et ühtepidi et ma ei pidanud igapäevaselt nagu kogu aeg nagu tööasjadega võisin tegeleda siis, kui selleks nagu oli aega ja ma tahtsin seda nagu teha. Ja vahest istud päeva ära ja mõtled, täitsa nõme on ju, et täna ei teinudki midagi, sest ei tulnud nagu midagi peale, mida tahaks teha, aga et samamoodi, et vahest on vaja mingi aeg maha võtta, sest need vanad mustrid, kõik see on nagu see hoog on sul sees, on ju, ja sa pead sealt nagu kuidagi välja saama ja see võtab aega, sest füüsiline keha tema muutub kõige aeglasemalt, on ju, et sa teed energeetse otsuse ära, juba energeetselt teed midagi muud, aga keha alles tuleb järgi ja tihtipeale need muutused, need on juba, need lähevad mööda suguvõsa liini ja et need on tegelikult nagu see töö või tegemine on nagu palju laiem, on ju, et siis tihtipeale need muutused tegelikult muudavad väga suurt osa energiast ja see, et see keha nüüd selle läbitööteks või uues energias toimima hakkaks, see võtab nagu aega. Ja seal tuleb vaadata, et oma keha päris lõhki ei lase, on ju, et mingid energeetika või sageduse tõusud, et see keha peab kohanema sellega, et vahest jah, et peab vaatama, et ka liiga palju korraga ette ei võta, et aega on ju universaalses mõttes ei ole üldse vahet, kas sa teed seda täna homme või teed hoopis järgmises elus oma arengut, nii et selles osas, kui ka ümberringi on inimesi, kes sellest teadlikkusest, sellest midagi teada ei taha, siis see kõik on jumala okei, et nad ei ole kuidagi halvemad, valemad või et nendega ei ole nagu midagi halvasti, et ma mingi aeg ka ise tahtsin väga, et need on nii ägedad asjad, viivad niimoodi edasi, et kõigil nagu teada anda ja nagu seda peale suruda. Ja siis oli nimestada, miks inimesed ei taha, et nende elus pikas perspektiivis paremaks läheks. Aga see oli minu kogemus ja minu mõte.